Ühesõnaga, see peab ju olema legitiimne. Kui need oleksid potentsiaalsed kuriteod, samamoodi nagu holokaust, mis ometiga on ilusti kindlalt ajalooliselt kui graafiliselt paigas, see ei liigu sealt mitte kuskile. Aga kui need oleks need uued, ka tulevikku, kõige õudsem see, ka tulevikku võimalikud kuriteod ja genotsiidid, kui need ka oleksid aegumatud, inimsuse vastased ja nii edasi, mida võidakse jälitada veel vanas easki. Kuidas me siis rahumeeli saame saata oma toredaid poisse niimoodi sinna sõtta, mine tea veel vanast peast ajab keegi neid taga. See on lühiühendus ja see paiskaks planeedi tagasi aega, kus suur võime oli mitu ja legitiimsuse küsimused olid pideva arutelu aine. Ja sellepärast on rausõdurite puutumatus väga tähtis punkt ja teatud mõttes see panebki niisuguse ilusa punkti kogu sellele suurele ideoloogilisele kõnetamisele. Kui see on ka vastu võetud, alla kirjutatud, kehtib kõik, siis võib öelda, et see kõnetamine on vastu võetud ja see subjektivatsiooni protsess on alanud. Sellest peale hakkabki see rahvusvahelise õiguse subjekt, kes meie hakkame ennast avaldama nende subjektiivsuse nõuete järgi, nende teise nõuete järgi, mille see kõnetamine on kehtestanud. Ja see on nüüd see, mis on praegu ääre pealt, piiri pealt juhtumas ja paistab, et tegelikult juhtub mitte mingisuguse imetrikiga, ei saa seda ilmselt peatada. Teine asi, et mida igaüks ise võib teha või mõelda, et mis nende jõudude vastas olles, mis siis meie võiksime olla. Meid ei ole ju praegu isiklikult selles asjas kõnetatud. See on praegu niisugune suur ideoloogiline kõnetamine. See ei puuduta igaüht üksikult meist, nii nagu see multinatsionaalse kapitalismi kõnetamine 90ndate alguses. On teatav distants. Ja ma ei oska praegu välja pakkuda midagi muud, midagi paremat, aga võib-olla see ei ole ka halb märksõna. Mina nimetaksin seda solidaarsuseks. Tähendab, on väga oluline intellektuaalide, igasuguste organiseeritumate või vähem organiseeritud sotsiaalsete gruppide, kes vähegi on ühiskondlikul pinnal või ideoloogilisel, intellektuaalsel pinnal tegijad, nende solidaarsus. Ja see on ka ehk ainuke mõte, mis võiks olla niisugustel ettekannetel ja analüüsidel nagu see, mis mina siin praegu tegin, sest ainult selleks, et luua tumedat perspektiivi ja näidata tulevikku, kus kumendab lõputu sõda ühe suurriigi ülevõimu ideoloogilise diktaadi all. Heakene küll, me võime selle omaks võtta, aga mis rõõmu sellest on, et me seda teame, selle võiks parem unustada. Aga kuna ma mingil määral usun solidaarsusesse ja sellesse, et kõik need abstraktsioonid ajaloo lõppudest ja nii edasi, see on ikkagi bluff, tegelikult ei ole meie planeedi ajalugu lõppenud ja need suurvõimud, ülevõimud, mis praegu on, tunduvad täiesti lõplikud, absoluutsed, need ei kõigu enam kunagi, neist võib-olla mõnede põlvkondade, võib-olla mõne kümnete põlvkondade järel ei teata ehk enam kuigi palju. Aga
see, mida meie saame teha oma solidaarsusega, on võib-olla oluline ka nende meile veel teadmata järeltulijate, järelpõlvede jaoks, kes siis elavad ja täpselt ei aimagi, millise kõnetamise vastas me siin selle aastatuhande ja sajandi vahetusel seisime. Ööülikoolis oli külas kirjanik Hasso Krull. Loengu teema oli holokausti kõnetades. Saade on salvestatud Võrumaal Rõuge rahvamajas. Ööülikool tänab Eesti Kultuurkapitali ja teisi toetajaid. Arvamused ja kommentaarid saate kohta on oodatud e-maili aadressil jaan.tootsen@er.ee või Gonsiori 21 Eesti Raadio. Saate valmistasid ette Külli Tüli ja Jaan Tootsen. Raadioteater 2003.